Tere! Olen Merike ja oled Numbrite Keel kanali peal. Teate, tahan teiega jagada ikka seda ühte ja sama kuldset reeglit. Mul on nüüd olnud mitmed kliendid, kellel on üks ja sama muster, ehk siis karmavõlad. Ma tahan teile natukene rääkida eelmänguks ka sellise asja, et kui me tuleme siia ilma sünnima, ehk siis on vaimsuse kolmnurka puudutab see, siis me võtame juba hinge tasandil, teeme sellise kokkuleppe oma vanematega, et me tuleme justkui nende karmavõlgasid siia parandama. Ja sellega antakse nagu justkui virtuaalne luba tulla siis sinna perre, kus me siis tuleme, jah? Ja teate, mis sellega siis kaasneb? Kui ma teen seda pikka analüüsi, ei ole vahet, kas siis suulist analüüsi või siis kirjalikku. Suulises lihtsalt see, et ma saadan häälsõnumitega teile ja sul on minuga 2 korda võimalust kohtuda virtuaalselt. Aga lähen tagasi siis. Kirjalikkus on lihtsalt kirjalik. Aga te saate ka need asjad sealt kätte, kuid mitte siis nii põhjalikult, seepärast, et ma häälsõnumites tavaliselt panen veel oma emotsioone sinna juurde ja tuleb see natukene selline põhjalikum, ütleme ikkagi. Ma nämmutan ühte ja sama juttu praegu millegi pärast. Okay. Nii, tulen tagasi karma ülesannete juurde. Ehk siis see tihtipeale tuleb inimestel välja, ehk siis ütleme need analüüsid, mida ma nüüd teinud, siis tuleb mingi vähemalt 75% inimestest välja see asi, et neil on probleem oma suguvõsas ehk siis ema ja isaga. Ja see on vaja neil läbi töötada. Ja tihtipeale ka nendel inimestel on raskusi töökoha leidmisega. Nad vahetavad kas tihti töökohti, nende suhted on kaootilised, kord on, kord ei ole, kas kokku või lahku, või siis vahetavad partnerid tihti. Ja ma olen seda mitmeid kordi nämmutanud ja jään nämmutama arvatavasti. Palun tehke korda oma suhted oma ema ja isaga, seepärast, et suur protsent meie inimkonnast, meil on see karma ülesanne, kas paremal või vähemal määral. Aga suur protsent on nüüd kahjuks tulnud niimoodi välja ja tihtipeale sel sama kliendil, kelle see tuleb välja, et tal on see karma ülesanne oma vanematega läbi saada, ei saada nendega läbi. Ja see lihtsustaks tegelikult ka seda juba, et kui te seda oma sünnikaarti tellite, et juba alustage eos seda parandama, sellepärast, et siis on nii tore kuulata, klient ütleb näiteks, et jaa, tead, ma kuulasin su videot ja ma hakkasin juba sellega tööle. No mis variandid siin on? Näiteks kui vanemad on surnud või vanem on surnud, siis tehke talle näiteks andestuskiri. Ehk siis eelkõige tegelikult ma soovitan alati alustada endale andestuskirja kirjutamisega. Ehk siis see, no ütleme, mina Merike on ju, ma olen seda tegelikult ise mitmeid kordi teinud, sest minu isa suri ära siis, kui ta oli, mitte tema oli, aga mina oli 5-aastane ja tegelikult ma tundsin temast kogu elu puudust, tunnen praegugi. Ja ma olin väga kurb, eks mina kirjutasin kirja oma isale, aga läbi selle vaatevinkli, et mina kui väike tüdruk, ehk siis mida mina tunnen. Ja teate, seda ühest kirjast ei piisa, tuleb teha mitmeid kordi seda kirja. Nii kaua, kui sa jõuad, ütleme selleni, et sa seal nutad vahepeal, siis sa paned selle ära ja siis jälle uuesti tulevad emotsioonid ja nii kaugele, kui sa jõuad selleni, et aitäh, ütleme siis minu puhul siis see näide, et aitäh, kallis isa, et sa oled mu elus kuidagi ikkagi olnud ja tänu sinule ja tänu emale olema siia maailma tulnud, seepärast, et teate, uskuge mind, et igal ühel meil on siin üks väga-väga oluline roll. Ega me muidu nii siia maapalli peale poleks tulnud. Vot, aga siis üks teine selline case, mis on nüüd tulnud päevakorrale. Meil on siin väga palju inimesi, noh meil üleüldse, eks ju, keda ei ole siis bioloogilised vanemad kasvatanud. Ja siis seesama näite puhul, siis need inimesed kas ei tea näiteks oma vanemaid üldse, no näiteks lastekodulapsed, eks ju, või siis on lihtsalt see, et on olnud mingisuguse sõltuvuse all ja see laps on lihtsalt ära võetud sealt perekonnast ja on kasvatanud mingi tädi või onu või vanaema või mida iganes ja on jäänud siis selle inimese hinge, isegi kui ta on siin mingi 50-60 aastane, tal on hinges ikkagi väga suur valu ja viha. Siis teate, sellisel juhul peab ka tegema selle andestuskirja. Noh, ehk siis minu puhul. Meetodeid on nagu meeletult, et psühholoog, terapeudid, coachid, igasugused variandid, et mina lihtsalt kasutan seda andestuskirja meetodit.
ja ma praktiseerin sellist meditatsiooni oma väikse merikesega rääkimist. Ja küsige enda käest, isegi, mina olen ka peaaegu varsti 50, aga küsi enda väikse mina käest, et mida sa praegu tahad teha. Ja kuulake enda sisemist häält, et mida ta tegelikult teha tahab. Vot, sellised jutud täna. Ja muidugi üks asi ka veel, et ma olen selles ka ühe väikse laivi teinud, et kui surevad ära väga noores eas siis lapsed, siis numeroloogiliselt, ehk siis see kool, kus mina nüüd käisin, siis seal on toodud selleks põhjuseks see, et see lapse hing lihtsalt sai aru mingil hetkel, et ta ei suuda neid nii enda eelmise elu karmad kui ka vanematele lubatud karmapõlad nagu läbitöötamist ikkagi nagu läbida. Ja ta lihtsalt loobus. Meie muidugi inimestena siis saame aru seda, et meie lapsel midagi juhtus. Mina ei ole arst, mina lihtsalt räägin seda, mida mina olen õppinud ja mul on endal üks isiklik kogemus selle kohta ja on ka klientidel olnud kahjuks, et siis, kui sa oled selles olukorras, siis see mõistus tõrgub seda nagu aru saamast. Aga siis, kui läheb aastaid mööda, siis sa nagu hakkad sellest veitsa paremini aru saama. Ja siis näiteks, issand, see läheb nii pikaks see jutt, aga ma pean veel ühe näite teile tooma. Et on olemas erinevad koodid sünnikaardis. Kui ma neid sünnikaarti teen, analüüsi, mu silmad vilguvad seepärast, et ma jalutan siin koertega, mu koerad on lahti. Siis teate, tulevad sellised erinevad koodid ja sellel inimesel, kellel näiteks on laps surnud, ükskõik mis vanusest aga ei oleks, siis tihtipeale selle inimese sünnikaardist tuleb selline kood välja, kus ta on endalt kunagi elu ära võtnud. Ehk siis tema on kunagi oma lähedastelt võtnud ära iseennast. Põhjust ma seda nagu täpselt sealt ei näe, aga ma näen seda, et see on lihtsalt enesetapukood. Ja see tähendab seda, et sinul, siis sellel inimesel, kelle see on olnud, siis võetakse tema elust ära selleks, et ta selle oma karmavõle läbi töötaks, mis on tegelikult jube haige. Jah, selline asi ongi. Siis natuke kurvad toonid ka ja head toonid ka ja tegelikult kõik on meie kätes. Ma ütleksin seda, et alustage sellest, et tehke rahu iseendaga ja siis tehke rahu oma vanematega, sellepärast, et kui ei oleks meie ema ja isa, siis meid ei oleks ju praegu siin olemas, eks ju, nagu ülilihtne arusaamine. Et kirjuta mulle numbrite@gmail või siis saada Facebooki näiteks sõnum. Tihtipeale ma ka lihtsalt selliste lihtsatele küsimustele vastan, ei küsi mingit teenustasu, hea meelega aitan sellistele küsimustele, kui ma tean seda vastust niimoodi kohe hopstiki. Et kui see nõuab natuke rohkem tööd, siis ma lihtsalt annan märku, et see läheb juba mingi analüüsi alla. Aga olge julged ja ma hoian teile pöialt ilusat pühapäeva. Vaat niimoodi, tšau, tšau.